Tere, armas teine klass. Teise klassi lapsed. Nii. Teiega teeme ka ühe sellise toreda laulutunni, et lihtsalt laulame natukene Airiliiva vabapäevalaul. Multimetrood võib-olla enam ei laula, sellest on juba kõrini. Ja vaatame ühte Uuemaja rahvalaulu Heeringa laul, mille ka toreda multika sa leiad YouTube'ist. Nii, pane ennast valmis. Sõnad kõigepealt kiiresti ja viskan hooga nurka kotid, täna kooli ma ei lähe. Miljon mõtet, 100 soovi, käes on vaba päev ja läks. Viskan hooga nurka kotid, täna kooli ma ei lähe. Miljon mõtet, 100 soovi, käes on vaba päev. Algus samamoodi. Viskan hooga nurka kotid, täna trenni ma ei lähe. 1000 tunnet, 10 käiku, käes on vaba päev ja läks. Viskan hooga nurka kotid, täna trenni ma ei lähe. 1000 tunnet, 10 käiku, käes on vaba päev. Nii, ja nüüd vaheosa. Mis sa siis nüüd sel vabal päeval kõik tegema pead? Sõbrad tarvis üle lugeda, onnidest vaja läbi pugeda, naabri aias ringi hiilida, kodutöödest vaja viilida. Hästi palju tegevusi. Sõbrad, onnid, naabriaed, kodutööd. Nii. Läks ja sõbrad tarvis üle lugeda, onnidest vaja läbi pugeda, naabri aias ringi hiilida, kodutöödest vaja viilida. Ja edasi järgmised tegevused. Hoovidesse sisse põigata, valjul häälel kõiki hõigata. Suure lennuhooga kiikuda, siia sinna kiirelt liikuda. Ja proovime laulda. Jälle kiires tempos. Hoovidesse sisse põigata, valjul häälel kõiki hõigata. Suure lennuhooga kiikuda, siia sinna kiirelt liikuda. Võtame selle vaheosa nüüd ükskord veel tervenisti. Ja tempos. 1, 2, 3 ja sõbrad tarvis üle lugeda, onnidest vaja läbi pugeda, naabri aias ringi liilida, kodutöödest vaja viilida, hoovidesse sisse põigata, valjul häälel kõiki hõigata, suure lennuhooga kiikuda, siia sinna kiirelt liikuda. Ja algus. Viskan hooga nurka kotid, täna kooli ma ei lähe. Miljon mõtet, 100 soovi, käes on vaba päev. Viskan hooga nurka kotid, täna trenni ma ei lähe. 1000 tunnet, 10 käiku, käes on vaba päev. Ja nüüd on teine salm. Algus on sama. Sõbrad tarvis üle lugeda, onnidest vaja läbi pugeda, naabri aias ringi hiilida, kodutöödest vaja viilida. Laulame. Sõbrad tarvis üle lugeda, onnidest vaja läbi pugeda, naabri aias ringi hiilida, kodutöödest vaja viilida. Aga nüüd läheb teistmoodi. Aedadest vaja üle ronida, salakeeles vaikselt sonida, kuuri uksest sisse muukida, külma limonaadi pruukida. Aedadest vaja üle ronida. Lähme ja. Aedadest vaja üle ronida, salakeeles vaikselt sonida, kuuri uksest sisse muukida, külma limonaadi pruukida.
lauluga nüüd on korras. Ja kui sina tahad laulda siis selle originaalvideo järgi, eks ole, siis võta aga YouTube'ist lahti Airi Liiva Vaba päev ja saad laulda selle muusikaga ja nende poiste häältega koos. Need sõnad olen ma sulle ju e-kooli saatnud juba päris mitu korda, nii et otsin need ülesse, kui sul neid ei ole. Aga nüüd vaatame seda Heeringa laulu ja selle sa laulad või selle sa leiad oma õpikust lehekülg 119. Selline tore ja päris naljakas pilt on siin juures, kuidas Heeringas istub ja siin on kirjatähtedest päris tekst kirjutatud, aga väga ilusasti selgelt. Ja see Heeringa laul on meil seotud nüüd rahvalauluga. Me ei hakka seda päris vanaaegset regilaulu praegu nüüd siin pikalt. Siin on toodud näide, et on nagu kaherealine rahvalaul ja üherealine. Et üks on nüüd see, kui sa kordad täpselt järgi, ma hästi kiiresti tuletan sul meelde, et kui me oleme seda teinud klassis ka ja laulnud neid niiviisi, et on eeslaulja, laulab sulle ette, kui mina hakkan laulama, sina kordad täpselt järgi, eks ole. Siin Heeringa laulu kõrval on kohe see. Teeme selle ikkagi korraks niimoodi kiiresti läbi, et sina vastad mulle. Kui mina hakkan laulema, ja vaat nüüd, kui on ühereaalne rahvalaul, siis sa vastad täpselt samamoodi. Kui mina hakkan laulema, laulema, luulema, laulema, luulema. Et sa pead tegelikult sealt lõpust alati haarama sellest viimasest sõnast. Siis jääb küla kuulama, siis jääb küla kuulama. Võtame natuke madalmalt. Peeter kuuleb pihlakassa, Peeter kuuleb pihlakassa. Toomas kuuleb toomingassa, Toomas kuuleb toomingassa. Antsaga aia teiba assa, Antsaga aia teiba assa. Ja nii edasi. Sa võid teha seda laulu oma näiteks emmega või issiga koos või vennaga, et tema laulab sulle ette. Siin teisel pool on näiteks kits karja, hästi lihtsal viisiga võid võtta. Kits kiidu karja üle mere metsa, too mulle heina. Ja iga rea laulad ette ja las emme laulab sulle järgi. Nii, aga meie nüüd vaatame seda nii-öelda uue maja rahvalaulu ja see on Heeringa laul. Ja ma ütlen sulle kohe ette, et väga toreda, väga naljaka video sa leiad sellest YouTube'is, kus laulab päris akadeemiline meeskoor ja siuke võimsa häälega solist laulab seal. Aga me nüüd vaatame seda teksti. See oli enne muistsel aal. Enne muistsel tähendab, et nagu väga ammu, kui Heeringas elas kuival maal. Sa loe minuga koos nüüd seda teksti, võta õpik ette ja loe. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi eest. Võt, kui mul nüüd oleks siin tahvel, siis ma joonistaksin sulle tahvli peale selle pildi, sest nagu sa seal multifilmis näed, et kus Heeringal ei ole õieti saba, aga võimivad on hoopis siuksed jalad on tal all, et ta näeb välja nagu kass ainult, et tal on siuke Heeringa nina. Kord kaljas 2 mastiga läks teele soola lastiga. Kaljas on siuke purjekas, purjepaat, purjelaev. 2 masti on peal ja tema peal on soolatünnid, suuri soolatünne veeti üle mere kaugetesse maadesse. Sel ajal sool oli kallis kraam ja 100 kuldnat maksis aam. Peab sulle jälle selgitama. Kallis kraam tähendab, et mingi asi, mingi kaup, kraam on kaup. Ja 100 kuldnat, see on väga suur raha. Nagu kuldrahad maksis aam. Aam on 100 kilo või 100 liitrit. Siuke suur tünn, üks siuke tünnitäis. Sel laeval oli Heeringas
kes hiiri, rotte hävitas. Ehk siis ta tõesti oli nagu kass, et ta sõi hiiri ja rotte niimoodi, et laeval ei olnud kunagi muret, et ei hiired või rotid kuskile toidu sisse poeks, sest heeringas sõi need kõik ära. See heeringas oli maiasmokk, tal meeldis väga soolavakk. See suur, võib-olla kodus on ka mõnel on siuke väike soolavakk puidust laua peal, siis siin oli siis suur soolavakk, soolakott või soolakast. Ta näris soola hoolega, siis mõlema suu poole. Kujutad ette, kuidas see heeringas nüüd niimoodi läheb, eks ole, muudkui raginal niimoodi, et see soolakastil on saepuru taga. Ei pannud seda tähele, et näris augu laevasse. Näris läbi augu või läbi laeva seina, sest vanasti olid ju puidust purjekad ja sattus juba merre oma otsaga. Siis kaljas 2 mastiga läks põhja soolalastiga, sellepärast et august jooksis ju vesi sinna sisse. Siis vana Neptun vihastas. Kes see Neptun on? No muinasjuttudes ja legendides on Neptun siuke krooniga ja tal on käes 3 hark. Siuke vars ja siis on siuke 3-haruline hark. Võib-olla mõnes multikas sa oled teinud, et Neptun on merede jumal või merede valitseja. No see on nagu muinasjutt, eks ole. Siis vana Neptun vihastas ja ütles, kuule, heeringas, et kaljasesse augu sõid ja uue laeva põhja tõid. See karistuseks pead sa nüüd merevee sees elama. Sind merest kinni püütakse ja tünni sisse soolatakse. Eks ole, me kõik teame, et soolaheeringas on väga maitsev. Kui sa lähed Maximasse näiteks isegi, sa näed seal soolaheeringas, võib-olla sinu isile ka maitseb niimoodi, et on keedukartul ja on siis siuke soolaheringa tükid ja hapukoore sibul on peal, väga maitsev, laseme teeb sulle. Ja sellest ajast, tõsi see, on merevesi soolane, sellepärast, et kõik see sool, mis seal laeva peal oli, see kõik vaikselt pudenes kõik merre ja lahustus seal merevees. See on muidugi selline tore muinasjutt, eks ole, et päriselt nüüd sellist asja ei ole. Aga nüüd on niimoodi, et sina laula mulle järgi. Mina laulan sulle ette ja sina laulad mulle järgi. Siin on nüüd 2 lause poolt on erineva viisiga. See oli enne muistselal, sina. See oli enne muistselal, kui heeringas elas kuival maal, ja nüüd kordab. See oli enne muistselal, kui heeringas elas kuival maal. Teine rida. Näed, sa näed neid sõnu siit laulikust. Nüüd tuleb alles teine rida. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi eest. Ja nüüd sina kordad neid samu sõnu, aga teine viis. Ta hoidis ennast eemal veest ja teda peeti kassi eest. Kolmas rida. Kord kaljas 2 mastiga läks teele soolalastiga. Ja sina, sama tekst, aga teine viis. Kord kaljas 2 mastiga läks teele soolalastiga. Sel ajal sool oli kallis kraam ja 100 kuldnat maksis saam. Sel ajal sool oli kallis kraam ja 100 kuldnat maksis saam. See on nüüd 1, 2, 3, 4, 5. 5. rida, sel laeval oli heeringas. Sel laeval oli heeringas, hiirirotte hävitas. Sel laeval oli
nüüd proovid sina laulda niimoodi, et mina laulan sulle ette ja selle teise poole laulad sina ise nii, et mina ainult liigutan suud. 6. rida. Ta näris soola hoolega. Ta näris soola hoolega, siis mõlema su poolega. Natuke mängisin valesti. Ei pannud seda tähele, et näris augu laevasse. Nii, nüüd läks see laev põhja. Siis kaljas 2 mastiga läks põhja soola lastiga. Ja nüüd Neptun tuli vihastama. Siis vana Neptun vihastas ja ütles, kuule, heeringas. Edasi. Et kaljasesse augu sõid ja uue laeva põhja tõid. See karistuseks pead sa nüüd mereveesis elamas. Mereveeses elama. Eelviimane rida. Siin merest kinni püütakse ja tünni sisse soolatakse. Siin merest kinni püütakse ja tünni sisse soolatakse. Ja kõige viimane. Ja sellest ajast tõsise on merevesi soolane. Sellest ajast tõsise on merevesi soolane. Ja nüüd mine YouTube'i ja otsi ülesse, löö sisse sinna heeringa laul. Võta endal need sõnad ette, siis sa näed seal natukene, mõni asi on teistmoodi, aga enam-vähem. Ja vaata seda multifilmi, see on väga naljakas. Ja siis sa näed, milline see heeringas vanasti seal muinasjutus või selles legendis välja näeb. Nii, ja hästi 2 sõnaga veel meist kodusest ülesandest, mis meil oli. Nii. Suur aitäh kõigile, kes on juba saatnud ära selle rütmi ülesande, selle loomingulise. No, ma olen tõesti üllatunud ja ma olen rapatud ja ma olen vaimustuses teie loovusest, et pilte on tulnud kanamunad noodipeadeks, noad, kahvlid, lusikad on noodivarteks, pilte on tulnud nendest heegeldamislõngadega, lõngad on pandud noodipeadeks ja igasugused asju, kes on kleepinud endale eraldi, mõni laps on nagu teinud topeltülesande veel, pannud veel soomi, sooraa kõrgusesse. Nii, kes veel ei saa aru, ma nüüd selgitan sulle hästi kiiresti. Sinu ülesanne oli 2-4 takti. No, ma usun, et ei ole lapsi meil, kes nüüd ei tea. Näed, laul on sul jagatud taktideks, eks ole? Nii, see on üks muusikaline väike osa. Nii, sina ise said valida, kas sa paned ette või kas sa määrad, et taktis on 2 lööki või on 3 lööki või on 4 lööki, eks ole? No ma soovitan sul tee 2 või 3, need on lihtsamad. Nii, ja siis pea meeles, terve ülesanne on sul 1 taktimõõt, mitte see vahepeal ei ole nii, et ühes taktis on 2 ja teises on 3 ja ühes on 4. Ei, kui sa pane ette number 2, sa ei peagi hakkama seda viiulivõtit siia tegema, kui sa teed näiteks õues. Mõni laps on teinud nii toredasti näiteks, et puuoksad, tõmbad joone maha lihtsalt ja paned puuoksad omal, teed sinna näpuga näiteks number 2 või number 3 teed ette ja mõtled rütmi ja on puuoksad pannud sinna näiteks ta, titi, ta ja käbid näiteks on nii, taktijoon vahele ja uus takt, ta,
titi näiteks, eks ole, puuoksad või rohukõrred ja käbid või kivid. Isegi üks laps mulle on saatnud, on võililled pannud niimoodi nagu tagurpidi, et võilillevarred on nagu noodivarred ja siis võililleõied, no nii tore. Nii et kes kuidas lähendab, see on sinu loovus nüüd, et eks ole, et 2 kuni 4, kas 2 või 4 takti jooned on vahel ja igas taktis on siis kas 2 või 3 lööki, aga see määra kohe alguses ära. Pane see number ülesande ette, et siis sa tead, 2. Siis mul ei saa olla seal niimoodi, et mul on titi, siis on juba 3 lööki, eks ole. Et titi on 1 löök, ta on 1 löök, ta on 2 lööki, nii et sa oskad kokku lugeda küll, eks ole, 1-st 4-ni, oskad väga hästi kokku lugeda. Nii et jõudu ja olge tublid ja olge terved. Kuulake Heringa laulu, laulge, vaadake multifilmi, laulge vabapäeva laulu ja kes tahab, laulab hambapesu laulu, meistrimehi, meil on palju lugusid, mida laulda. Nii et olge mõnusad ja kohtumiseni!